kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Kuhu maani jõuab rumalus? Ma mäletan 90-ndatel tehti head huumorit. Kuhu on huumor kadunud? Minu meelest haridussüsteem on seda teinud, et inimesed ei oskagi enam sügavalt mõelda filosoofiliselt ja ei oska ka filosoofiast leida neid naljakaid situatsioone. Kui mina olin circa 30 aastat noorem, siis infovahetus maailmas ja kogu infoväli oli tunduvalt rohkem piiratud, kui see on praegu. See rumalus lihtsalt ei paistnud kuskilt välja, sa ei näinud seda. Sa võib-olla, sa suhtlesid nii väikese hulga inimestega tänapäeval, kui kogu maailma info on sul ühe hiireklõpsu kaugusel. See paiskub sulle lihtsalt julmalt näkku. Kui te veel räägitakse mingitest väärtustest, nad on kas euroopalikud, NATO-likud, põhjamaised, panete tähele mitte kunagi inimlikud või üldinimlikud. Ja siis paremal juhul pakutakse välja mingisugune absurdne termin, näiteks nagu demokraatia või midagi sinna taolist. Eks seda ole aastakümneid räägitud, et kaasa arvatud minu nooruspõlve ajal, et noorus on hukkas ja päris tõsine küsimus on ennekõike selles, et kas need lapsemad, kes saavad aru, mis mäng siin käib, et kas nad julgevad ja tahavad oma lapsi koolidesse edasi jätta. Minul on usk sellesse, et tugevamad jäävad ellu ja tugevuse all ma pean silmas ka sellist intelligentsuse mõõtu. Kes suured kliimapäästed on, lendavad rohkem oma eralennukitega kui keegi teine. John Kerry muidugi ütles seda, et see lennuk ei ole tema oma, vaid see on tema naise oma. Nii et olgem täpsed, et me näeme, kuhu see inimlik lollus läinud on ja vaata, meie saame sellest aru, aga väga paljud ei saa sellest aru. Ja osad on täiesti pimedad, nad ei näe, räägi ära kõik märgid neile too kandiku peale ette ja nemad ütlevad selle peale, et mina mõtlen üle, aga kui mõne asja ikkagi viskad neile letti, mingi see näiteks nagu USA baaside loomine 2017 on ja hakkab mingi ümmargune jutt ja lõpuks, et nad ei usu ka seda, mida nad lugesid.